ühtepidi minu õpetaja õpetas selle Prabhupada ütles ka, et keegi küsis, et kaua läheb aega et saavutada täius. Ta ütles, et niimoodi. Ühe hetkega võib teadvustada kõike ja kõike. Jumalat iseennast ja saavutada teadlikkus, et sa oled igavene ja hirm ei ole. See on nagu ühtepidi. Kuna ta ei ole võimatu, ta on algne seisnud, siis seal ei ole nagu piire. Aga teistpidi vaatad pühakute elu, siis kellel on eelmised elud veel olnud. Bhagavatamisse räägitakse palju, kuidas see vaimne hinge areng ja protsess käib kehast kehasse. Et siis on nagu asjadel oma järjekord. Üks asi on see, et sa pead teadma, kus sa oled. Enne kui sa eesmärgi võtad, sa pead olema nagu teadlik, et mis seisus sa oled, et mis on sinu omadused, mis on sinu palju pangas on nagu spirituaalsete valuutat ja omadusi. Siis peab olema nagu, et kuhu suunas liigan, mis ma seal kogu teekonna ajal teen, et mis seal on siis, mis etapid on seal mäkke minekus, eks ju. Ja missugune on lõplik eesmärk, eks ju. Selline 3 asja, kus sa oled, mida teha reisi ajal, seikluse ajal ja kus ma siis peaks välja jõudma. See on selline hästi kujundlikult räägitud, sest tegelikult ega sa võid ju suures plaanis igat asja rääkida mitme nurga alt, et kui sa jõuad kuhugi, ega siis see ei tähenda, et sa nagu mingi staatikasse jõuad, et sa jõuad dünaamikasse, sa jõuad lihtsalt enese teadvustamisse, kus elu alles algab, seiklus algab alles. Seal ei ole selline roosamanna seisund. Selles mõttes on, et hinge mõttes on ta roosamanna, täis igavikku ja õndsust ja teadmisi ja kõike see, kuna sa jõuad sinna, kes sa oled. Aga selle jutu point on selles, et kui sa oled aru saanud, et kus sa oled, mis on su teekond ja lõplik eesmärk, siis on ikkagi nagu elukool, nagu järjekord. Et meil ühiskonnas nagu räägitakse, et internet on täis ja ise ka alateadlikult arvad, et midagi saad nagu jälle lihtsalt. Et ime. Inimesed usuvad ime, et mingi imeretsept, keegi segas ära, see roht sõid. Ja see on hoopis teine tasand. Või siis kuurudega ka, et internet on täis nutvaid fanaatikud, et ma tundsin seda, see on see tee, eks. Need on nagu miljon varianti ja kõik on hetkel iseendast ja sellest teekonnast nii sisse võetud. Aga siis pärast kõik vajuvad ära, eks. Alguses, nagu ma alati räägin, sentimentaalsus ja fanaatilisus ükskõik mis protsessis, mis koolkonnas või religioonis või jooga või spiritualismis. Siis tuleb see materiaalne energia, argipäev, sinu madalad omadused, samastamised, luksutavad sind ikkagi paika ja siis tuleb see õpilase aeg. Et kui sa hüppad üle nagu sellest õpilase ajast, kohe nagu õpetaja alla, see on ka väga tore, sest see printsiip, õpetaja printsiip eksisteerib kõikidel eluetappidel. Näiteks kui ma tulen siia tuppa ja vaatan seda tuba, eks ju, tuttun selle toaga ja sa tuled 5 minutit hiljem ja ütled, et mis siin toimub, eks ju. Siis ma ütlen, et näed, et siin on köök on seal, ma olen juba kuuru, kuna ma 5 minutit rohkem tean, olen siis korteris kauem olnud kui sina. Ja ma saan siit juba mingites asjades õpetada, nagu teatud mõttes olen kuuru. Et selle õpilane ja õpetaja printsiip, see eksisteerib kogu aeg. Isegi ükskõik mis alal sa oled õpetaja, mingil alal sa oled, keegi tuleb ikka sust parem, sa pead õppima temalt. Okei, see on see üleüldine printsiip, aga vaimses elus on see nagu eriti karm printsiip, et kui sa ei ole, sul ei ole häid eeskujusid õpetajaid, siis paljud tahavad üle hüpata, ütlevad, et ei, mul nagu see sisetunne ja paramatma ja ülihing ja nii palju iseennast ja teisi oled vaadanud, siis vahel on ja vahel ei ole, vahel sa ei saa aru, et kas see on mõistus või on see tõesti ülihing või see intuitsioon või 7. meel või püha vaim või paramatma või kuidas erinevates kultuurides öeldakse. See on väga huvitav, et enamus aja ikkagi seal on nagu selline petekad sees. Ja siis teine aspekt, mis ma olen ka viimasel ajal rääkinud, on see, et sa võid saavutada mingis asjas andekuse tipu, nüüd siit kõik imetlevad. Aga kui sul ei ole häid omadusi, inimlikke omadusi, sa ei ole alandlik, sa ei pea ennast igavaseks, kõikide teenriks, igavaseks õpilaseks, siis liigub see nagu nii karma maailmas ja seda on kole isegi vaadata, et paljud inimesed, kas isegi spiritualistid ja müstikud, nad on nagu saavutanud mingi asja, miljonid imetlevad, näitavad midagi, mida teised ei oska, ma ei tea, leviteerib näiteks. Kõik on nagu vaja. Aga siis, kui sa hakkab vaadata omadusi, see hankara, vale ego, eks ju, kuidas sa suhtub kõiki ja kõik, kuidas ta ikkagi tahab edasi ekspluateerida kõike, kuidas ta nautib seda, kuidas teda kummardavad, kuidas ta on teistest parem, eks ju, kuidas ta on eriline. Kui need aspektid on kõik kaasas, siis see on nagu mõttetu. Kõik need siddhid sanskriti keeles, need müstilised omadused või anded või
kehaline ilu või rikkus ja see on täiesti mõttetu, sest see on lihtsalt kurb vaadata iseennast ja teisi, eks ju, kui ei ole alandlikkust, tänulikkust, eks ju, omakosu püüdmatust, abivalmidust, empaatiat, kui need nagu ei avaldu, kui need ei lähe paremaks, siis ei saa öelda muidugi, et kõik on mõttetu, see on ka, eks ju, käidki, saadki rehaga nii kaua, kui sa arvad, näed, ma ei saa õnnelikuks, eks ju. Paljud hüperrikkad inimesed on lõpuks pööranud ikkagi spiritualismi poole, kuna neil on hõbelusikas suus, hea karma eelmistest eludest. Nad on selle välja teeninud hea elu ja nad saavad aru mingi hetk, et et okei, hea elu väga tore, aga hingel on ikka suur must auk, eks ju. Sellepärast ei ole vahet, kui sa sukeldud erinevatesse inimklassidesse, tutvusringkondadesse, kas hästi rikaste inimeste või keskklassi või hästi õnnetute inimeste ringkondadesse, siis ikkagi kõik see juur on kõikidel sama, eks ju. Hirm, hingehirm, eks ju, kartus, et sul võetakse ära või sa ühiskonnas sind ei aktsepteeritakse, võetakse midagi ära, sul mingid asjad, mis sa omad juba, kogu aeg see kaitsmine, pead kaitsma, eks ju, kogu aeg nuga pannakse selga, kasutatakse ära, siis sa ise pead olema nagu hunt, murdma, eks ju, oleluse võitlus. Kõik see, millest ma olen palju rääkinud. Aga selle klipi ikkagi üld nagu mõte või see bottom line on see, et millest ma olen rääkinud palju, omadused, aga kui sul ei ole sisemiselt sellist meeleolud, sa oled kõikide alandik teener ja õpilane ja sa ei ole läbinud oma praktikas, sul ei ole nagu eeskuju, kes on sinust kõrgem ja sinust autoriteet, eks ju, siis see on ka areng, kui sa ilma selleta liigud, siis ülihing ja püha vaim on kõik iga hinge kõrval, eks ju. Aga jõuda selle ülihingeni on ikkagi vaja õpetajat, ema on ka õpetaja, ma nüüd, mul ei ole vaja eeskuju, see õpetaja autoriteet ja ma olen pettunud, eks ju, nii palju on igas sarlatane, ei oska vahet teha, võib-olla tõesti jah, et loedki kõikidest targutajatest eemale, see on üks variant, eks ju. Aga see õpetaja ja õpilase printsiip eksisteerib ikkagi igavesti, sa sündisid siia ilma, ema on esimene kouru sul. Tema õpetas sulle oma armastuse, oma selle olekuga, pakkus sulle varjupaika, eks. Et me koosneme kahjuks või õnneks, meie progress koosneb armulikkusest. Õhk, tuli, vesi, eeter, kõik pooljumalad, kes annavad loodusest tihjad, iga energia taga on elusolendid lõpuks kõige kõrgem jumal, ülihing seest, eks ju. Et see, et me funktsioneerime üldse kas kehaliselt või psüühiliselt või hingeliselt, me sõltume, kui me sellest aru ei saa, et kuidas me sõltume sellest suurest tervikust ja seal tervikus eksisteerivatest elusolenditest, alates emast, nagu ma rääkisin. See on palju õnne, see on hästi pikk tee käia, et tuleb ikkagi pea alla lasta alandlikult, võtta õpilase roll sisemiselt, isegi kui sa oled õpetaja või mingi suur firmajuht. Ja kõiki teenida see on nagu bottom line, nagu bhakti bottom line ja näha kõiki elusolendid sisemiselt võrdselt ateist, mitte ateist, hea, halb, eks ju, Jumal on templis ka, Jumal on kõik ateisti südames, on ka ülihingene, eks ju, nad on ikkagi igavene hing ja ülihing seal kõrval. Kõik need aspektid, et kui sina ei laiene sinu visioon või sinu armastus, kui sa ei laienda seda armastust, alates iseendast, eks ju, siis tuleb järjekordne tupik, et materiaalne energia on niimoodi tehtud, ta viib siia tupikusse jälle pettud, jälle tuleb hirm, eks ju, või ego või ankar või mina mulle mina.